Juba sellel sügisel 18. ja 19. oktoobril toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis festival Lootusaeg. Hea televaataja ja raadiokuulaja, loodame sinuga ja sinu mittekristlasest sõbra, naabri, töökaaslase või koolikaaslasega kohtuda festivalil. Tänases saates räägime isikliku evangelismi teemadel. Mina olen nagu Andreas liikumisest. Minu nimi on Liis Borissenko, olen saatejuht. Ja esimeseks külaliseks on tänases saates Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskuse juhataja Leevi Reinalu. Tere, Leevi! Tere! Leevi, kui me esimest korda kohtusime, siis sa rääkisid mulle ühe loo, mis mind kuidagi väga puudutas ja pani mind rohkem mõistma meid, eestlasi, rahvusena. Kas sa räägiksid selle looga televaatajale? Ja loomulikult, sest see lugu puudutas mind ennast ka, kui ma seda lugesin. Ma kahjuks ei mäleta, kus ma selle lugesin, aga see puudutab Noarootsit. Ja seal oli teemaks missionitöö ja kaks olulist teemat sellest loost me saame õppida. Üks asi on see, et kui Jumal annab märku millegi suhtes, et mida me peame tegema, ja teine asi sihikindlus sõnumi kuulutamisel. Nimelt missionär kõndis seal põldude vahel ja märkas ühte külameest põldu kündmas ja Jumal andis talle märku, et mine räägi temale evangeeliumist. Ja ta oli kuulekas, läks külamehe juurde, külamees hoidis adrast kõvasti kinni ja kündis oma põldu edasi, aga missionär käis tema kõrval ja kogu aeg rääkis, sest piiblist on rääkida ju alati väga palju ja need lood ei lõpegi. Ja kui see töömees oli oma viimase vao kinni ajanud või lahti ajanud, siis ta pani adra käest ära ja ütles, jah, ma olen nõus Jeesuse oma ellu vastu võtma. Ehk et ennem ta ei öelnud midagi, oli kogu aeg kuulas. Kuulas, jah. Et see kuulekus Jumala sellisele juhtimisel on väga oluline ka sellistes olukordades, kus võib-olla tundub, et nüüd ei olegi nagu hea aeg või õige aeg minna inimesega suhtlema. Aga kui Jumal ikka märku annab, siis tasub seda teha ja tasub siis oma sihist kinni hoida, et mitte kohe loobuda ja öelda, et see on nagu mõttetu. Sa oled edendanud kaua Luteri kiriku missionitööd. Kuidas sulle tundub, kuidas eestlased on üldiselt, et oleme me nagu avatud sellele või olemegi nagu need talupojad seal adra taga ja vaikselt tahame oma tööd teha ja ära mulle seda asja räägi? Nojah, et eestlase südamesse on väga raske näha või mingisugust hinnangut anda. Minu kogemus on küll see, et eestlased on üldiselt avatud Jeesuse, Kristuse või evangeeliumi sõnumile. Kui on nagu neid, kes lähevad suhtlema ja räägivad. Aga mõningal juhul võib öelda, et võib-olla Eesti inimene on liiga avatud, sest kui me ja vaimsetele asjadele, et need vaimsed teemad tegelikult Eesti inimest huvitavad. Kindlasti on inimesi, kes on otsinud võib-olla mitte sellest õigest kohast oma küsimustele vastuseid või tõde, siis on ka mingi osa inimesi, kes on pettunud selles, et see ei ole nagu pärale jõudnud. Aga võib-olla ma tooks esile mõtte koguduse, mis puudutab kogudust, et võib-olla kogudus peaks olema rohkem avatud evangeeliumi jagama. Et risti inimese usk ja elu, et see on antud ikka meile jagamiseks ja siin on hea Lootusaeg festival tulnud meile appi, et me saaksime uusi kogemusi ja kasvaksime ja areneksime selle alal, et me ise kristlastena oleksime rohkem avatud. Festivali kontekstis me räägimegi liikumisest, mina olen nagu Andreas. Kuidas sina seda nagu mõistad või vaatad, kuidas sa sellest aru saad? Saan aru, pean väga oluliseks, et see tegelikult ongi see, mida kogudused vajavad.
et me võtaksime vastutust oma ligimise eest, märkaksime teda. Ja see, et Andres tõi oma venna Jeesuse juurde, siis kuidas ta seda tõi, just see moment on see rääkimine, et kuidas nad saavad teada meie usust ja lootusest, mida Jumal meile on andnud, et kui me ei räägi sellest, ikka peab ka rääkima. Aga selleks, et rääkimiseni jõuda, on oluline õppida kuulama. Mitte lihtsalt kuulama, vaid ära kuulama ja tõesti inimesele nagu andma sellise sõnumi, et ma olen siin ja ma olen sinust huvitatud. Mitte lihtsalt, et sina nüüd kuula mind, mul on sulle midagi väga tähtsat öelda. Aga see väga tähtis, mida meil on öelda, see langeb heale pinnasele siis, kui kuulaja inimene, siis vastuvõtja inimene saab aru, et temast ollakse nagu tõsiselt huvitatud. Mitte meie kristlastena ei täida lihtsalt seda käsku nagu käsu meeles, et nüüd mul on vaja evangeeliumi kuulutada. Nii nagu üks kunagi 100 aastat tagasi üks Habemaaja, kes oli saanud kristlaseks ja talle tuli klient tooli, ta määris tal selle näo habemevahuga kokku ja teritas habemenuga. Ja siis tal tuli meelde, et ma pean ju Jeesusest kuulutama. Kuidas ma kuulutan, mida ma ütlen, kuidas alustada? Ta küsis, kas te surma kardate? Ja siis pani noa kõrida. siis oli klient väga kiiresti sealt tooli pealt kadunud ja kristlane oli üllatunud, et miks siis inimene ära läks. Ma tahtsin talle ju midagi head öelda. Kontekst oli selline, jah. Aitäh sulle, Leevi, et sa tulid tänasesse saatesse ja kohtume taas. Aitäh. Saate teiseks külaliseks on Eesti Evangeeliumi, kristlaste ja baptistide koguduste liidu president, Rakvere Karmeli koguduse vanem pastor Gunnar Kotiisen. Tere, Gunnar! Tere, Liis! Gunnar, mis on sinu ootused festivalile Lootusaeg? Väga suured ootused ja tegelikult on ka. Mul on hästi hea meel, et Lootusaeg on jälle Eestis tagasi, sest et ilmselgelt, ma arvan, kõige suurem ja kõige olulisem tähendus on ju inimestele, kes tulevad, kohtuvad Kristusega, nende elud muutuvad. See on absoluutselt see põhituum seal. Aga minu ootus, ja ma vaatan tagasi ka 2009. aastale ja mulle tundub põhjendatud ootus, on see, et see moel või teisel ikkagi mobiliseerib kogudusi. Ma arvan ka isegi neid, kes ei tule sinna mingil põhjusel kaasa, see igal juhul esitab selle küsimuse, et kas täna evangeelium, mida meie jagame kogudusena, on see relevantne või mitte. Aga mida ma 2009 väga nautusin ja ma loodan ja minu ootus on ka sellel aastal, et see toob Eestis nii-öelda avaliku ruumi Kristuse teema ja evangeeliumi teema nagu laiemalt, sest ma arvan, et Eesti üks suuremaid väljakutseid ongi ju see, et me siin tegime pastoritega nalja, et keegi ütleb, et Jeesus ta ütleb, ja, aga mul on Lamborghini. Mis asja? Et ütleme, vaimulikud teemad ei ole nagu üldse teemad, aga et Lootusaeg aitab jälle tõsta need kuskil avaliku ruumi hoopis teise kohta ja inimesed moel või teisel peavad kaasa rääkima, kas poolt või vastu. Ma arvan, see on juba teisejärguline teema, aga positiivne surve on inimestel rääkida ja mõelda ja läbi arutada neid teemasid, nii et need 2-3 põhiteemat, ma arvan, on minu ootused ka Lootusaja festivalile. Festivali kontekstis me räägime Mina olen nagu Andreas liikumisest. Mis see sinu jaoks tähendab? Ma olen selline hipisorti inimene, et pigem selline, homme hakkan õppima või et alati on meil ootus paremaks tulevikuks ja kõik sellised hästi praktilised ja nagu lihtsad abivahendid aitavad mind juba noorest alates. Olgu see kool, olgu see kodu, olgu see töö ja mulle tundub, et täna, kui me küsime inimeste käest ja koguduses, kas sa tahaksid olla nii-öelda vahendajaks kellegile, kes tuleb Kristuse juurde? No kes ütleb, ei, mina ei taha, loomulikult. Aga kui me küsime, et on sul mingi plaan, ja see tuleb homme. Et selles mõttes Andrease liikumine on hästi oluline ja minust hästi praktiline ja lihtne. Ta annab mulle ikkagi mingi võimaluse. Ja see väike osa, ma ei tea, 3-4% inimesi, kelle jaoks nii-öelda olla Andreas on juba sünnipärane. Ja küll, kui nemad ei osale protsessis, see ei ole tähtis, sest nende elu niikuinii on Andrease elu. Aga ülejäänud meie normaalsed inimesed, ma arvan, see Andrease liikumine annab meile sellise positiivse raamistiku, kuidas selline südameigatsus ja võib-olla ka natuke selline piiblist tulev ootus panna praktikasse oma igapäeva ellu.
Kuidas seda teha? Just nimelt see, millele sa ka viitasid, et mul on endalgi siin hea, eks ju, et kas midagi peab tegema ka, et aga mis on siis 1, 2, 3, kuidas? Mina ikkagi usun ja väidan, et enamus inimestel tegelikult ei ole, mul on siin ise endalgi hea. Sest võtta see kogemus, kui keegi on kogenud, et Jumal tuli ja kuidagi minu elu kaudu puudutas kedagi teist, see on nagu täielik raketikütus inimestele. Ma tihti tsiteerin 3. Johannese kirja, kus ütleb, et mul ei ole suuremat rõõmu, kui ma näen oma lapsi tões käivat. Ja ma arvan, et väga suur põhjus, miks kristlaste eludes ei ole rõõmu ja seda, kui mõnus värk, ongi see, et nad ei ole oma elus tegelikult kogenud. Et keegi tuleb nende elu kaudu Kristuse juurde või nad olid üks osa sellest protsessist, et keegi leidis Kristuse. Nüüd see sama Andrese liikumine, et esiteks ma ise endale teen nagu sellise teadliku sammu ja distsipliini. Ma palun läbi, ma mõtlen läbi, panen need nimed sinna kirja ja eelkõige palvetan nende inimeste eest, aga ju palvetades ja tänades nende eest. Esiteks loomulikult juba mu alateadus hakkab tööle, et midagi peaks ju veel nende jaoks tegema, aga veel rohkem. Püha vaim saab hakata andma mulle võimalusi, kuidas neid inimesi uuel moel armastada ja siis ikkagi ka, kuidas tuua nad festivalile. Aga kui mõne inimese jaoks isegi ei teki seda linki, no ma ei tea, ta ei tule festivalile, siis see ei ole lõpuks üldse probleem. Mina ikkagi olen olnud selleks sillapealseks ja Jumal ajapikku leiab viisi, kuidas külvatud seemned realiseeruvad ju tegelikult lõikuseks. Mulle tundub, et meil on see koht piiblist väga selge, et minge kõike maailma kuulutama. Ja siis tundub seal, et tekib see link, et nagu ma peaks minema Raekoja platsile ja hakkama piiblit ette lugema. Oi, kui hea Liis, et sina sinna lähed. Mulle väga meeldib, et... mina ausalt öeldes pelgan seda, ma ei julge minna, vist mõtlengi, et tegelikult ju ei ole Andrese liikumine ka mitte see, et lähme Raekoja platsile, vaid just nimelt lähme oma sõprade juurde, kes veel ei tunne Jeesust. Mulle meeldib see, et üks ei välista teist, sest kui sõber on Raekoja platsil ja nüüd ma ei targuta ega ei tee nalja, vaid et kindlasti on ka neid inimesi ja praegult eriti, kui me siin räägime, mul nii tore näha Eestis täiesti unikaalset noorte liikumist. Minu jaoks natukese selline going back 90s, ehk et siis me käisime kitarri ja piiblite ja traktaatidega ja täna noored teevad ja ma näen, et see toimib. Tulevadki inimesed Jumala juurde lihtsalt selleks, et keegi tänaval jagab traktaate. Aga Andrese liikumine minu arust toob seda elutervet jüngriks olemist ju sinna, kus mina täna saan olla. Ja mulle väga meeldib ka see jüngriks olemise definitsioon, et see tegelikult on, Euroopas on seda uuritud ja öelnud, et jüngerlik kogudus, et seal peab nii-öelda olema see 4. ahel, ehk et olen mina, kes jüngerdab kedagi, aga mul peab olema ka endal keegi, kes mind jüngerdab. Ja ma arvan, ka Andrese liikumises on nagu see hea asi, et ma vaatan, kas mul on need inimesed, kelleni mina tahan sõna viia, aga selle keskel ma küsin, kas mul on ka keegi, kes minule kristlasena täna toob seda sõna, et kuule, ära istu niisama, ära lihtsalt vabandust selles kontekstis palveta, vaid tee see samm edasi, leia need inimesed ja eriti ma arvan, et see on positiivne väljakutse kirikujuhtidele ja pastoritele. Loomulikult innustame teisi, aga oleme ise need Andreased, sest Jumal tahab kasutada meid. Aga teate, meie vajame ka seda kõige parema tasandi rõõmu. Näed, keegi tuli, sest mina olin kuulekas Jumalale. Mulle tundub, et Andrese liikumise juures ka oluline punkt, mis võib-olla kiputakse ära unustama, on see, et mis saab pärast. Keegi tuli, ta võttiski vastu Jeesuse, on see siis koguduses, festivalil, ükskõik kuidas, et mis saab edasi, mis on sinu soovitused? Eriti nende inimestega, kes on tulnud nii-öelda meie kutse kaudu ja meie Anni kaudu. Ma arvan, see on nii unikaalne ja see on täiesti selline, mis peabki sündima seal koha peal. Kuidas me seda asja edasi viin ja ka seal ei tohi jääda nii, et mina tõin, teie tegelete. Aga ma arvan, koguduse juhtidena seesama siis kristliku elu kuulutamise kursus, ma arvan, on nii hädavajalik, mis annab meile mõnedele meeldetuletuse, teistele alles esimesed tööriistad, kuidas olla olemas nende inimeste jaoks, kes tulevad festivali kaudu, aga nende jaoks, kes tulevad pärast festivali 2, 5 või 10 aasta pärast. Aitäh sulle, Gunnar, et sa saatesse tulid. Armas saate kuulaja ja vaataja. Veel on toimumas kristliku elu ja tunnistuse kursused üle Eesti erinevas paigus. Vaata infot meie kodulehelt. Kursusele antakse, nagu ka Gunnar ütles, praktilisi nõuandeid, kuidas kuulutada evangeeliumi ja kuidas aidata kasvada noortel kristlastel. 15. juunil ja 21. septembril toimub kogudustes üle Eesti Mina olen Andreas pühapäev. See on päev, kui me kutsume kogudusi just nimelt keskenduma sellele, et palvetada oma mittekristlaste sõprade eest ja kasvatada nendega sõprust ja kutsuda neid kirikusse ja festivalile.
noored, 30. augustil on toimumas Kultuurikatlas Tallinnas noorte evangeelne õhtu. Jällegi vaata infot meie kodulehelt. Ja veel, palveta koguduste eest, festivali eest ja kogu Eestimaa eest. Aitäh, et meid kuulasid ja vaatasid.